et mida siis soovitatakse. Sa ütlesid, et kui sa oled riigile kuulekas, siis teada, kus sa oled. Ja mina siis näiteks praegu huvitun erinevatest religioonidest. Ja. Et keegi küsib pidevalt teatud sagedust, siis mida see inimene siis näeb või tajub. Ja ta soovib, et seda sagedust oleks rohkem tema läheduses, et see sagedus oleks vabalt juurdepääsetav. Et see sagedus oleks siis nagu ümbritseks need. Seda võib võrrelda siis sellises äratuntava sageduse järgi küsimusega, ehk siis ütleme, et ma olen koolis ja siis ma soovin, et õpetaja oleks kogu aeg lähedal või midagi sellest on. Küsitakse seda äratuntavat sagedust, aga see ei ole otseselt niivõrd õpetaja, kui see on siis sõber, kelle sagedust soovitakse. Ehk siis tegelikult kunagi pole olnud õpetaja, et ma olen pigem olnud sõber ja siis seda äratuntavat sõbra sagedust siis ka küsitakse mingi põhjusel, ehk siis soovitakse, et see oleks juurdepääsetav, see oleks ümbritseks, see oleks siis olemas, et sa võid astuda julgelt sammu edasi, et sa võid ka asendada oma uudised meie videotega ja see, mida sa vaatad või jälgid Eesti Raadiost, et selle võid asendada meie YouTube'i kanalitega ja selliselt kulgedes siis on, aga kuna siis soovitakse ka, et me üldse oleme see sõbra rollis on ju, siis see me tegelikult, kui sa mõtled natuke, siis teema nagu riigikord või selline ei ole tegelikult teema siin, ehk siis ütleme, me oleme koos metsas kuskil metsamaja lähedal ja sa soovid rohkem kuulda ja teada saada minu sagedust. Et see lihtsam juba, et selleks ei pea minema Aktuaalses Kaameras otse-eetrisse kõikidel kanalitel, et tänapäeval see televisioon on tehtud hästi lihtsaks ja ka raadio on tehtud hästi lihtsaks, et igaüks saab seda teha põhimõtteliselt null kuludega ja ükskõik kus kohast ja ükskõik mis hetkel. Et kunagi võib-olla, kui oli see Tallinna teletorn, mis rajati Stalini ajal, siis 1952 või midagi sellest, siis oli ainus mast, mis siis edastas seda ühte suurte aparaatidega riigitelevisiooni ja sealt siis oli ainuvõimalik midagi kuulata või edastada. Aga tänapäeval
tsiviiltehnoloogia on nii kõrgele arenenud ja nii kaugele, et igaüks saab teha ükskõik mis televisiooni, ükskõik mis hetkel, null kuludega põhimõtteliselt. Ehk siis see eesmärk ei ole võimendada selles mõttes mingit signaali, vaid nagu ma ütlesin, eesmärk on siis vastata küsimustele. Ehk siis mõistetelevisioon on see nagu sõbratelevisioon või sihuke, see ei ole ka see, et see on lihtsalt selline võimalus siis väljendada ennast teatris, ma ütleks. Ehk siis minu jaoks see on kui siis näitleja harjutus võib-olla. Et ma harjutan näitlemist sellise vahendi kaudu, sellisel viisil, et ma olen liiga laisk selleks, et päriselt püstitada mingi lava kuskil ja teha mingi näidend, mõelda välja ja siis esitada see ja kutsuda publik, et ma seda ei viitsi, on ju. Siis ma kasutan seda mobiili, et kui siis saata mingi sagedus eetrisse, on ju, et broadcastida või levitada mingit siis oma nägemust, jah. Ja see ei ole niivõrd nagu võistlus, et kelle sagedus võidab, nüüd on minul 500 vaatamist ja kellelgi on 500 miljonit vaatamist. Et need on erineva suurusega suurusjärgud, on ju. Aga nüüd eesmärk ei ole niivõrd võistlus, vaid eesmärk on siis huvigruppidele pakkumiste tegemine ja energeetilises maailmas, kui sa saad vastuse, siis sa teed järgmise pakkumise ja siis see nagu toimub energeetiline infovahetus, et siis kellelgi on küsimus, näiteks kas sa saaksid järgmise kuu aega teha sellist tööd, on ju. Ja sa teed sellist tööd järgmine kuu aega ja siis see muutub, on ju. Sa paned nüüd sa tegid selle ära, on ju. Ja siis sina küsid, kas sa saaksid saata selliseid asju järgmised kuu aega, siis ta saadab järgmine kuu aega sellist. Et see vabadus on võib-olla suurem kui siis Stalinlikul mastil aastal 1952, kus üks inimene pääses korraga siis juurde teleekraanile. Et meil on siis vaba poolik kõigil vaadata neid saateid ükskõik mis hetkel, ükskõik kus, nagu et see on tsiviilmast, et selles mõttes, et kui sa vaadad ka neid maste, siis need on tsiviilmastid, jah. Need 4G mastid Eestis, et ja need tulevikus tahavad siduda selle seentega ja mis on hallutsinogeensete seentega ja 5G ja sellega, on ju. Aga praegu see ei ole nii palju tegelikult veel, et need on lihtsalt nagu tsiviilmastid, mille kaudu siis saab edastada neid sagedusi. Ehk siis sõjaväes me pidime ka militaarmaste püstitama, aga praegu Eestis on super hea leviga on need tsiviilmastid ja nende kaudu siis toimub see infovahetus. Meid täpselt ei huvita, kuidas on, aga enam ikka ei huvita isegi see, on ju, et kuidas see signaal nüüd videokõne puhul on ju läheb sellest mastist läbi, on ju. Aga meil on sellised kui näitlemise harjutus või see on siuke nagu broadcasting või saad jagada oma nägemusi, no. Ja kuna see on tsiviilaladel, siis tegelikult ei ole ohtu ja mõned olendid ja inimesed kinnitavad, et on oht, aga tegelikult kuna see on tsiviilaladel, siis see ei ole tegelikult ohtu, et see on nagu, et see küla näitelaval esimene esinemine ei ole ohtlik selles mõttes midagi sellest, on ju. Et see on lihtsalt lõbus, see on fun, see on võimalus särada, see on võimalus siis saada uusi pakkumisi ja saad küsida ise teisest pakkumisi ilmselt. Ja see on pigem suhtlus tsiviilaladel ja kui see on midagi muud, on ju, et see ei ole mingi, et ma pean nüüd saatma Appe-Tompe ja hävitatakse mingi rünnakusignaal ja mingi 3 sekundiga, et see asi ei ole selles, on ju, et meil ei ole ainuke sidevahend Stalinlik mast aastast 1952, et kui sa vaatad, siis neid maste on päris palju igal pool
mobiilimast, mis ei ole sugugi 50ndatest, vaid on palju uuemad ja toimivad hoopis teistmoodi, et see on siuke tsiviilvõrgustik ja minul nagu see seostub võib-olla selle külas asuva siis teatritrupi näitelavaga võib-olla, et kus siis puudub vähemgi oht, kus on sul võimalus särada oma ainetega ja kus sa siis saad pakkumisi juurde ja saad teha ise küsimusi ja pakkumisi nagu ka inimestelt. Eks see on niisugune mitte otseselt äri, aga selles mõttes nagu energeetiline infovahetus siis, kes kus on, kes mida soovib, on ju. Mingid siuksed, jah, seikluslik võib-olla ka asjad rohkem. Ja ma rõhutan veel kord, et see tegu on tsiviilaladel asuva piirkonna ja võrgustikuga, ehk siis see ehitub tsiviilaladel, see võrgustik, ehk siis see on inimestevaheline suhtlus, kes ei pea teadma midagi kiiretest. Cobra Sierra 56 kuuldele, et see ei ole see võrgustik. See unustage ära.